Nii, proovin nüüd teha video, et mulle endale jääks meelde, et ma enam kunagi niimoodi ei teeks, sest tõenäoliselt, olgu eessõna on öeldud, et tõenäoliselt see on jama, mis ma teen. Aga nüüd oli siuke lugu, et minu käigukastis sees olid siis sellised kettad, mis on 1,9 millimeetrit. Ehk siis 0,76 ehk 0,8 tolli on nende paksuseks. Paneme selle kõrvale, sellega me rohkem ei tegele. Ja need plekikettad olid sees siis 2,3 millimeetrit ehk siis 0,09 tolliks. Paneme sellega kõrvale. Nüüd võtame selle asja kätte, mis ma siin nüüd korda saatsin. Oli selline lugu, et kõigepealt käib ketaste taga selline plekk. Võtsin siit ühe, mul on ettevalmistused tegemata. Leian kuskilt sellele, vahet pole. Praegult ei leia. Tegin niimoodi, et läksin siin all kuskil, ei ole. Tegin nii, et selle paksuseks võtsin siit 2 millimeetrit maha ja selle paksus jäi 12,45. Ehk siis 0,49. See läheb nüüd siia kolvi peale. Vaatan niimoodi, et mu enda tehtud pool jääks siis ülespool ketta poole, sest mu enda tehtud pool on sirgem kui see pool, mis tehasest tulnud. Tehases need voldi kohad on natukene väändunud sisse poole, aga olgu parem ketta poole peal siis sirgeks. Nüüd võtame ette selle kettapaki, mis ma panin siia, panen. Siis alla läheb siis paksem ketas, nii nagu minu kastis oli originaal. Kuna tema toetub sinna alla selle plekivõru peale ainult, et siis ta võiks olla paksem. See on siis 2,33 millimeetrit ehk siis 0,09 tolli. Nii, see läheb siis kõige alla sielgu. Ma teen pärast lahti nii puhtaks niikuinii. Siis järgmine lugu nüüd on kettaga, mis ma sain. Kui originaalis käib selle kopsiku sees 5 ketasteks, aga siis on olemas sellised õhemad kettad, mis on nüüd 0,5 millimeetrit või siis 0,06 tolli. Et need kettad on selle jaoks loodud, et neid saaks panna nüüd 6 tükki siia sisse 5 asemel, eks ju, et siis on palju parem. Nüüd järgmine samm on see, et on vaja metall panna. Nii. Mul on siin üks metall. Siit poolt täiesti kasutamata. Siit poolt natuke kasutatud, vahet pole. Prooviks selle kasti kokku panen, kui toimib, siis võib-olla teeks teiste käikudega sama asja. Siis on nüüd selline lugu, et see on 1,8 millimeetrit. Ehk siis 0,07 tolli. Ja nüüd panengi need kordamööda siia sisse. Ja minul läheb neid nüüd 7, sest ma tegin ju selle alumise võru tegin 2 millimeetrit madalama. Ja tähtis on muidugi vaadata, et see soon siit otsa ei saa alt. Et see soon, kus ta nüüd siin sees kinni istub, eks ju. Et see oleks täie pinnaga nüüd kannaks sellest, sest selle alt saab see, näitan kruvikeerega, selle alt saab nüüd see soon justkui siit otsa ja siis kui ta siit otsa saab, siis ta on siit läits, ta ei ole enam korpuses kinni. Aga nüüd on see tasapind ja soone alumine tasapind on samas kõrguses, eks ju. Ehk siis see paksem ketas toetab täie enda pinnaga ilusti sinna sisse vastu. Nii, panen nüüd kettad siia sisse. Nii.
nii, ja nüüd peale läheb siis see paks tükk, eks ju. Nüüd järgmine asi on see, et 7 tükki siia sisse mahuks, eks ju. Siis ma pidin seda soont nüüd, eks ju, kus see splint läheb, pidin väljapoole treima 1,3 millimeetrit. Ehk siis see paks pind nüüd hakkab 1,3 millimeetrit vähem toetuma siia vastu, kui ta originaalis toetunud on. Aga samas tema saab sama palju koormust, kui saab need teised kettadki, et ehk peab vastu, saab proovida, eks ju. Ja nüüd siit nullin ära, võtan siit selle 1,3 millimeetrit maha, eks. Ja siis nullin uuesti ära, sest ütleb mulle, mitu millimeetrit see serv ju jääb, eks siis ta jääb 3,3 millimeetrit jääb ta veel kandma selle serva peale siia. Ehk siis seda on rohkem kui selle kettapaksust. Siis peaks nagu toimima. Selle panen siia ja siis, kui ma nüüd siia panen selle splindi ette, siis selle käik nüüd, mis ma siit mõõdan, kohe ma näitan, kuidas see käib. Mitte sellest august, äkki sellest siis. Nüüd selle käik on siis 1,2 lõpuga millegagi millimeetrit, kuni 1,3 millimeetrit suutsin välja mõõta siit. Et muidu seisis see küll jah paigal, aga selle suhtes, et tema nüüd jääb ketastega koos siia logisema. Muidu logisevad kettad vahel, see pidi üldiselt paigal seisma, aga nüüd jääb tema siis logisema. Aga selles mõttes ta jällegi ei logis, et niikuinii on ketaste vahel õlised värki ja ta käib ühtlaselt siin ringi. Ja polegi muud. Proovin nüüd selle 7-kettalise siduri käigukasti sisse panna ja kui asi ennast õigustab, siis ja peaks vajadus olema, siis saab esimesele käigule teha samasuguse süsteemiga. Et siin on ka originaalis on 5 sees, eks ju. Äkki siis saab, kui siia panna juba need õhemad kettad, siis saab kohe 6 juba siia sisse, seda nagu kindlasti. Aga võib-olla saab seal ka läbi mõelda seda asja, ma ei ole sinna alla veel vaadanud, et võib-olla saaks sinna ka lausa 7 ketast panna. Eks näeme, kas oli hea mõte või ei olnud hea mõte.